on jõudnud 22. detsember. Fookus oleks nii tore asi. Jaa! Reedene päev ja me oleme otsapidi jõudnud jälle Tartusse, sellepärast et on aeg, et ma mängiksin natukene päkapikku mõnele meie Tartu sõbrale. Nii et lähme otsime nad üles ja anname kingitused üle, et pühad oleksid ikka ilusad ja sportlikud. Palun! Ja päkapiku toimetused Tartus on tehtud, kingitused on üle antud, mis tähendab seda, et nüüd me võime tagasi suunduda Tallinnasse, sellepärast et täna õhtul on meil väikene istumine Kuulsa tüdrukutega, keda ma pole nii ammu näinud või noh, tegelikult ma Kädit nägin subhiiris, aga nagu ei ole maha istunud ja rääkinud, kuidas elu läheb ja häid pühi soovinud üksteisele. Nii täna õhtul on mul nendega istumine, aga enne seda 2,5 tundi bussisõitu. Nii, ma olen valmis liikuma, aga võtame enne Pätsame Märdi käest selle ägeda mängu, sellepärast et ma tahan seda täna õhtul ka mängida. Ja võtame igaks juhuks mõne mängu veel kaasa. Näiteks see. Ja... Issand, kuidas kas ta siit kätte saadan? Ja see. See on ilmselge nagu vihje sellest, et ma olen väga-väga vanaks jäänud, et ma nagu võtan pidudele kaasa lauamänge. Ciao, baby! Kuna ma ei mäletanud päris täpselt, mis aadressil Kädi elas, siis ma panin suvalise tänava nagu sisse ja mõtlesin, et seda ei ole, ütlen siis Uberi juhile pärast seletan, et kuhu minna, et ma tean täpselt, kui ma juba siia kanti jõuan. No tuli välja, et mu Uberi juht oli kurt, mis tähendab seda, et ma tegelesin väga aktiivse viipamisega ja iga kord, kui siuke olukord tekib, siis ma jubedalt tahaksin osata seda keelt või seda nagu viisi, kuidas suhelda inimesega, ehk siis viipekeel läheb kohe kindlasti selle keele hulka, mida ma tahaksin ära õppida. Ma istan õige koha peal. Yes! Hello! Ma ei oleks elu sees ette kujutanud, et Kädil on kass. On kass! On kass! Beebikiisu! Ma ei ole väga kassinimene, aga beebikiisud on nagu lihtsalt... No, beebiloomad ei saa mitte meeldida. Sa oled nagu psühhopaat. Aga ta on nagu mega ilus lihtsalt. Oled mega ilus, jah? Ühesõnaga ma avastasin, et kassid ei kuuletu nii nagu koerad, et kui ma ütlen ei, siis ei tähenda tema jaoks mitte midagi. Ja ta on nii nunnu ka, et ega ei taha eema läheda ju. Oh my god, oh my god, oh my god. There is a cat on my back. Mis teed? Präänik, mis teed? Vaatid kaamerat, jah? Kusjuures see on jumala vlogija kass lihtsalt. Nii kui ta kaamerat näeb, siis ta tahab kaldistada seda kohe. Ta üritab leida pinda, nii, ma lasen sul kohe hüpata. Oota, näe, oota. Siia saad hüpata. Siia saad hüpata. Ei, tal meeldib näitust on seal tõdetas. No, ei taha või? Okei, mul on tunne, et ma sain permanentse salli endale. Oh my god. Mis neil nende laseritega on? Kui keegi teist teab, mis teema on kassidel laseritega, siis palun andke meile teada, see on nagu weird. Ta reaalselt on nõus seinast üles ronima, et jumala eest see laserikiir kätte saada. Ühesõnaga, mina proovin tasa ja targu saada endale Uberit, aga kuna on reede õhtu, siis eks see õnnestul. You bring me good luck. Ma sain Andrei Genhiri saabiga. Nii et 9 minuti pärast liigub kodu suunas ja lähme tuttu ära. Lilisigi ei saa aru, et ma olen käinud kassis. Kuidas sa aru ei saa, et ma olen kassis käinud? Ta ronis mu peal igal pool. Ja sa ei saagi aru või? No okei siis. Just Märt leidis vahepeal oma kingitus ülesse. Ma näitan teile kuidas. Ma juba tegelikult tean, kus kingitus on. Sest Kairi mõelt selle peitmist väga läbi. Aga ma lasen teile ära arvata. See säriseb, aga see ei ole sära küünal. Sul on paar sekundit aega mõelda, mis koht see on. Aga ühesõnaga, ma siis ütlen Kairile, et ma tulen koju, hakkan süüa tegema ja siis ta otsustab selle kingi ära peita panni peale. See ei ole pann.
oma naturaalses habitatis tagasi, ehk siis kutsuseltsis. Ma loodan, et teil oli väga-väga äge reede. Mul oli nii tore tüdrukuid näha üle pika-pika aja. Ja täna rohkem ei olegi midagi. Täna ma lähen magama ära ja pakin teid kokku, nii et ma loodan, et video meeldis. Kui meeldis, siis püüa pisti ja näeme juba homme.